jälle augustikuu viimase laupäeva õhta, kus üle kogu maailma tähistakse siis muinastuletüved. Ning kuna mitu aastat on lõkke vahele jäänud, siis hästi lühidalt, et mis asi see muinastuletüve on, võib-olla keegi ei teagi. Et juba viikingite aast, hakkame viikingite aast pihta, juba viikingite aast alates siis tehti randa lõkkasi sellepärast, et need viikingid ning meremehed näeks kootahaga tulla. Ning siis, kui juba kalamehed merede peal olid, siis tehti kohe randa lõkkasi, et eriti siukse kehve ning sügisese jõlmaga, nii pimedaga leveks meremehed oma õige koduranna üles. Ning need räämepoadid, kes sügise mere pealt tulid ning lõkke järge mõistsid orienteeru ning oma koha üles leidsid, need olid tavaliselt tulehoidjatele ehk siis nendele, kes randades lõket üles pidasid 100 räime, et iga poet andis 100 räime ühele tulehoidjale. Ning see on olnud terve selle ranniku jääre komme olnud aastasadu. Aga praegu ju enam keegi mere ääre tuld tegema ei lähe, sest meil on tegesugused erinevad navigatsioonivahendid, tuletornid vilkavad ning arvutid aitavad ka merd sõita. Aga selleks, et seda merekultuuri pärandit edekohe kanda ning meremehi, neid, kes praegu mere peal on, nii neid, kes on juba meri oma juure kutst, meeles pidada ning austa, selleks siis tähistaksegi ega augustikuu viimase laupäeva õhta seda muinastuletüved. Ning selle muinastuletüve eesmärk ongi merekultuuri pärandit säilita, hoida, nii pidada ikka meeles, et kui meie siin mere ääres elame, siis meri on meitele esmatähtis, et ilma mereta me oma elu ede ei kujutage ega hakkama ei saa koha. Et Raino paneb otse lõkke põlema ning ma soovin teitele hästi ilusat õhtat. Ma loodan, et see tuleb tore teitel. Mõtelge siis kõik oma meremeeste peale, kissi praegu mere peal on, kissi on kodu ning kissi on kusagil juba pilvepiiri pealt veiti oatamas. Ilusat õhtat teitele kõikele!